No tere Martin, et sul on siin üks põnev aparaat jälle laua peale sattunud, et kuidas ta nimi oligi, Tandberg. Tandberg 11, jah. Kunagi ta oli Tandberg 11. Kus sa selle leidsid või siis välja kookisid? Sellega on siuke lugu, et umbes eelmine sügis ühes tuntud Eesti elektroonikafoorumis üks müüs sellist asja 100 euroga, antiik ja mis iganes. Mitte keegi ei tahtnud. Siis ta seisis seal mingi kuu, iga päevaga lasti hinda muidugi alla ja kui hind jõudis 30-ni, siis hakkas mul sest kahju. Et tegemist on tegelikult omaaegse Reporter magnetofoniga, et siia sajavad suuremad kettad ka peale ja et võib minna kas või põllu peale, filmiprojektori või filmikaamera käib külge, et ühe rea peale läks heli, teise peale läks pildisünkro ja siis ma mõtlesin, et ma teen ta korda. Niimoodi, täpselt niimoodi, nagu ta pidigi olema. Aga siis selgus, et ta muidugi ta hakkas tööle ja siis selgus, et helipead on muidugi läbi. Ja siis siin sees oli võimendi, mis siia valjuhääldisse võimendis saaks tegema ehk germaaniumtransistorite eluiga oli läbi. Ja mis siis mõtlesin, et... Mis patareid siia sisse käivad siis või palju neid siia läheb või? 10 D-patariid käivad sisse. Ja 10 tükki? 10 tükki, jah. Päris palju. Ja kaua ta nendega siis suudab sul... Ta peaks nendega alkalainidega mingi 30 tundi suutma. Aga kuhu ma siis pooleli jäin, et siis ma mõtlesin, et mul, kui ma olen 5-aastane, siis ma mõtlesin, et kunagi ma ehitan ise endale sarnase asja. Ma juba siis konkureeriva toote. Konkureeriva toote. Ma olin 5-aastane. Ja, et ma ehitan ise, et ma teen nii-öelda, mõtlesin, kuidas moodi ma puusten neid kuradi ma surverulle ja et kust ma siin muidugi elektroonikast ja midagi, teadnud midagi, mõtlesin, et teen kõik ise ja kui ma olin 11-12 aastane, siis ma tegin ka mingist lampmakist kuskilt prügikasti kõrvalt toodud, ehitasin võimendi ise sisse, aga siis ta suutis nüüd mängida ja mitte salvestada. Aga siis ma mõtlesin, et teeks asja ära. Aga nüüd on see asi tehtud. Täisfunktsionaalne. Sa oled siia ise mingid leedid pand ja seal oli vist muidu mingi indikaator oli, aga see indikaator oli ka läbi. Üks kanal, teine kanal. Hakkas õnitama, jah? Üks kiirus, teine kiirus. Saad kuulata, mis on sisendis, mis on väljundis. Palju häälda välja lülitada. Sa rääkisid, et siin oli üks huvitav videoga sünkronismi viimise võimalus siin. Jah. Et mis see tähendab siis? See tähendab seda, et kui lint võtta, siin on 2-realine salvestis. Et pool, võib 2-realist salvestis kasutada ka stereosalvestis, üks on vasak kanal, teine parem kanal. Aga tal oli ühes kanalis heli ja teises kanalis sünkroimpulsid. Et kui kaamera... siis video peale pidid tulema ka analoogsed siis... Jaa, et ta oli tegelikult filmikaamera, siis video oli olemas. Aga filmil on niimoodi, et kui see maltarist keerab seal ees järgmise kaadri ette, siis kontaktid ühendavad korraks kokku, tuleb seal impulss. Kas optiliselt või elektriliselt. Ja see impulss salvestatakse nüüd lindi peale koos kaameraga. Kaamerast koos selle heli taustaga. Ühte kanalis, teises kanalis on heli. Ja siis, kui nüüd linti või seda filmi monteeritakse või siis tuleb ka helilinti samal ajal lõigata täpselt niimoodi, et need heli taustad kokku läheksid. Ja siis seal oli vist 1, 2, 3, 4 ja niimoodi, et aru saab... See oli ikkagi professionaalidele mõeldud aparaat siis? Professionaalidele mõeldud aparaat, jah. Sellega nagu see omasugune tavaline mees linna peale ringi ei käinud? Ei. Et raadioreportaaže ja põhimõtteliselt võis metsa linnu laulu minna salvestama ja et selle tehnilised parameetrid olid tegelikult ulme 60ndate keskpaiga kohta. Ehk siin sagedusala mingi 50 hertsist 15 kilohertsini ja müratase on ka stuudio.
nii, mis ma siis veel näitan? No võib-olla teeme lahti ka. Teeme Vaatame lahti korra. ka. Aparaadi lahti, ma vaatan, et sa oled ikka väga kapitaalselt selle ringi teinud, et Ei noh, tegelikult, mis ma tegin, on siis täieliku elektroonika disaini. jah, Ehk kuna see riistapuu oli algselt mono ja no sisuliselt kaherealine tegelikult. Ja omas ainult nii-öelda muuseumi väärtustega, minu jaoks siuksed asjad ei ole muuseumi väärtusega, siis sai disainitud uued võimendid, näete, vanad võimendid on sellised, siin arvatavasti mingid transistorid läbi ka, et nad läheksid vanade asjade kohale. ahah, väga spetsiifiline disain. Ja siis mõõdud ma võtsin sealt ja ei, ma ei taha tegelikult lahti väänata. Et, no aga räägi, mis plokid siin on, et siin ülemine plaat on, siin osa, see osa pool on taasesitusvõimendi, see pool on salvestusvõimendi. Nad on tehtud üsna hea opvõimendi peale, OPA 275 GP peal. Ja siin all on mis alumine plokk, mis siit tegelikult ei paista, ma ei taha seda üles väänata, sest muidu pistikud tulevad lahti. Nad on mul üsna lühikesed. Häälestamise jaoks ma olen pikemaid juhtmeid vahele pand. Siis ja siin allpool on ka kõrvaklapi võimendi, sisend-väljund võimendi ja siis indikaatori võimendi. Aga mis siin plaadi peal on? ja. Võib-olla see plaat vääriski tegelikult rohkem tähelepanu. Ma vaatan, kas ma tuleb lahti küll. No vaata, siin on lausa hinged ka tehtud selle. Hinged on tehtud, nii tuli lahti, nii. Näed, see asi siin on mootori juhtlülitus ja kustutus ja eelmagneetimisgeneraator. Wow. Nii, siin oli mu lineaarstabilisaator, selle ma asendasin impulsstabilisaatoriga, kuna muidu liiga palju läheb energiat raisku salvestamisel. Aga mootor juhitakse siis mikrokontrolleriga, näete, see on ATINI 2313 ja kusjuures mootori juhtimise tööpõhimõte on täpselt sama, mis aastal 67. Midagi ei ole muutunud. Ei, mitte midagi ei ole muutunud. Ainuke asi, et ma olen teinud selle asja pool digitaalselt. Et siin makil on tegelikult tahoandur, mis mõõdab signaali sagedust ja siis kas nüüd mootori sagedus on suurem või väiksem, vastavalt sellele liigub taab seda PWM-i, et pulssmodulatsiooni. No kas seda saab siis analoogaparaadiks nimetada? Jah. Helikanal on vist Helikanal on täielik analoog, jah? Ja no see oli ka enne digitaalne, aga kui palju neid transistoreid on. Ehk siin siis tehakse see PWM, tehakse tavaliste multivibraatorite ja saajammas generaatoritega. Tööpõhimõte on täpselt samasugune. Selge. Kaua sul selle peale kõigile aega läks, see on päris pikk töö olnud. Pool aastat. Iga päev umbes tund aega või isegi natuke vähem. Vau, päris pikalt. Jah. No jah, siis on ikka... Võtame teiselt poolt ka siis lahti, aga siit poolt ma panen ennem kokku, siis ma näitan, kuidas moodi seda asja, mis meil välja tuli. Meil tuli välja mootori... juba tuli lahti midagi, jah? Ja käib siia. Nii, ja mootorit juhitakse tavalise väljakaga. Siin pole isegi radiaatorit vaja. Ja töötab see asi tööpingest kuskil 9 volti kuni 15-ni. Ja sellise asemele võib panna ka sellise asja. See on originaalne toiteadapter. Ahah, päris kolakas. Mis pinge tal siis välja tuleb siis? 13 volti, okei. Siia võib ühendada ka autoakut, mis iganes. See on see mingisugune, ma ei teagi, milleks tehtud on. Mingi trafo on seal sees ja... Siin on trafo ja... See leen alaldi äkki või? Jaa. Selge. Aga no paneme selle asja siis kokku tagasi ja näitame, kuidas see asi ka funktsioneerib. Nii. No nii, nüüd on aparaat taas teistpidi. Oleme siin võtnud lahti selle helipeade kaane võtsime maha. Nii, mis me siit näeme? Mis me siin näeme? Me näeme siin kustutuspead. No see kustutab ära. Ja siis siin kõrval on üks tühi koht. Siin kõrval peaks olema selle... Tegelikult üks asi, mida ei tohi teha, on see, mida ma praegu tegin. Nii, puudutada. Miks? Magneedid ringi, jah? See on magneeditud. Jah. Selge. Et no pärast saab demagnetiseerimispooliga üle lasta.
aga noh, ta võib kas on see nii kriitiline siis või see kruvikeeraja pea on suht nõrk tegelikult? ta võib olla suht nõrk, aga tekib jääkmagneetumus ja kahinatase kohe tõuseb. Sest et see magneetimisprotsess on omamoodi hüstereesiga seotud. Et no siin kõrval on tühi koht. Siin peaks olema selle filmiprojektori sünkropea, mis salvestab ühe rea peale. Sellised pead olid originaalis. See, ma ei tea isegi kumb on kumb. Mõõtes saab aru, salvestus peal on induktiivsus väiksem. Et siin oli sünkroniseerimispea. Siis siin on salvestuspea, see on taasesituspea. Nii, et kasutasin, ma ütlen kohe ausalt, et ma kasutasin selliseid helipäid, mis mul sahtlist välja tulid. Kriitilisem tegelikult on salvestuspea, sest et kui on tegemist universaalpeaga, mis sobib nii salvestamiseks kui taasesitamiseks, siis see on disainitud selleks, et tema elektromotoorjõud oleks võimalikult suur, aga see hakkab salvestamisel vastupidi töötama, ehk kuna see induktiivsus hakkab kõrgemad sagedusi salvestamisel ära sööma ja tööpilu peab ka salvestamisel laiem olema, et lint sügavuti paremini magneetuks. Ja sööb kõike linte või? Või on siin mingi... Ei, ta sööb kõiki. See, mis siin on, see on tegelikult venelaste üks viimaseid, mida nad tootsid. See on 4-4-16. Nii, mis ma siin näitan veel? Üks huvitav asi on see rull. Automaatne lindi pingutus, mis üritab lindipooli suurusele vastavalt ühtlas survet. Et siin survepatjasid ei ole. Okei. Nii, okei. Näiteks, kuidas moodi asi ka reaalajas töötab. Näita. Alast olla. Nii, laseme edasi, otsime siin tagapool on tühja kohtasid. Tänapäeva helisignaal võetakse arvutist. Selge. Kust mujalt. Nii, ja sellest tuleb siis puhas analoog. Nii-öelda jutumärkides või ilma. Teeme mingisugusest MP3-st, teeme puhta analoogi. Teeme. Otsime see lõpus ja algusesse ma olen natuke eurolaule lindistanud. Pidurid ei taha eriti. Selle aasta omad. Aga olgu ta siis tulikuum. Nii, paneme. Nii. Nüüd, siin on siuke nupp nagu monitor. Et kas sa kuulad signaali enne linti või peale linti. See saab sisse vajutada, sest muidu ma ei kuule mitte midagi. Nii. Võtame nüüd youtube.com. Nii, ütle midagi head. No, pane midagi. Kosmikuid näiteks. Kosmikud, noh. Kosmikud. Nii. Kuidas tuli pimedus mu tuppa? Noh, nii. Väga. Nii. Siit ei tule mitte midagi muud kui kahinat. Nii. Nii. Näe, vasak kanal. Parem kanal. Punasesse eriti lasta ei tohi. Sest et muidu asi läheb mitte lineaarseks, aga noh, natuke on siia võib. Nii. Nii, lint läheb käima. Nii. See on nüüd. See on juba üle lindi. Jaa. Jaa. Samal ajal ta mängib seda juba, mis lindi pealt tuleb vist. Üks pea varem salvestab ja järgmine pea hiljem juba saab kuulata. Ja. Kuule, aga nüüd on seal su tehnika selgeks, sa pead hakkama lintmakke tootma. Mul see mõte on tegelikult juba tükk aega peal. Sul on vaja mehaanikutel punti. Mis on tegelikult tootmise juures? Müügimees on üks asi. Mehaanikul on sellised reial ikka leiab, kas viinapudeli eest need startupi tegema. Aga probleem võib olla selles, et kus saada tänapäeval kvaliteetseid helipäid. Jaa. Sest muud asjad on tehtavad. Ka linti võib pillipoest tellida.
linti tehakse. Tegelikult selgus, et ka makke tehakse. Ahah. Jaapanis on selline firma nagu Otari. Ikka teeb veel. Jaa, kes ikka teeb, sest selliseid asju kasutatakse stuudiotes, laiasid, mitmerealisi ja tehakse ka sükest kitsamaid. Et seal tuleb eritellimusena ja nad teevad sul valmis mingi toorik, siis sa valid välja mitu kanalit ja mis kiiruseid sa tahad ja kus sa kasutada tahad. Jaa. Nii, ja kui nüüd panna... Sa oled praktiliselt ju selle kogu lintmakki siin täiesti nullist üles ehitanud. Jah. Näe, siit... Mehaanika osa on samaks jäänud. Heli ei ole kõige suurepärane. Kuidas selle mehaanika oli läbi kulunud? Mehaanika oli üllatavalt hea. Kummirullid olid enam-vähem kulumata. Ja seetõttu ma vaatasingi, et asjal on nagu mõte. Aga näe, kuula vahepeal. Kas kaamerasse saab siit heli lasta? See tuleb üle lindi pealt. Midagi tuleb. Kuidas tuli imedus muppa, tuli vaikselt, tuli tasa, taeva täht. Ütleme niimoodi, et kui on hea lint, siis sa ei tee vahet, kas ta on enne linti või peale linti. Sest see asi kahiseb tõesti vähe. Tema oma kahi mõtti väike. Üks mure, mis mul tegelikult tekkis, on see, kui ma seda tapperit kasutan. See kõlgumüra sisse. Kõlgumüra teeb see tõttu, et ma jäski investeerib otse magnet teada. Aga kui toitu plokk eemale viis ja juhtmete kõhenda, siis pole seda ka. No mis hinnaklassis siuksed mokid jäävad praegu? On need väga ravitöötsed ju? Noh, sõltub. Et oled vaadanud, et kui palju e-päevist umbes võiks maksta? Paarisada euro ringis. Paarsada, 300. Selle ma sain 30-ga. Sest ta ei ole kosmeetiliselt, see on vintsvants ja palju puudu. Aga muidu sõltub kompleksusest. Muidugi, jah. Ja kui sul on kast olemas, ostutsekk olemas, kui sul on kasutusjuhend olemas. Soovitavalt on see viisnud. Just. Sul hästi kaua on ostetud näiteks 70-ndatel või 60-ndatel sul ära unustatud. Ja keegi hakkab nüüd mingit vana talumaja renoveerima. Vene ajal leiti kasti sees. Siis võib olla ka suvaline, ta võib olla tehniliselt hästi vilets. Tuleb siit veel midagi huvitavat. Kuule, aga midagi, tõmbame otsad kokku võib-olla praegu. Enam vähem pilt ees. Jah.